sõbrad, sõidan siin autoga ja töölainel ja Eestis tagasi, et sai võisteldud. Aga siuke video, millal on maja vana? Ehk siis eramud, millal ta on vana ja millal ta on uus, et tegelikult selline justkui üks number on 10 aastat, aga tegelikult aastad ainult ei loe, et minu hinnangul, minu arvamus on see, et maja on vana siis, kui ta viimistlus on trendist väljas ja küttelahendused ja kõik muud tehnilised lahendused on juba tegelikult siis vananenud ja ta nõuab suurt investeeringut selles osas, et ta siis kaasajastada. Või siis trendide osas näiteks toome välja eraldi selle, et kas on väiksed aknad või suured aknad maast laeni, mis on täna hästi popp, on ju. Või siis on sul kogu maja tapeeti täis versus täna on ikkagist värvitud või krohvitud seinad. Vahepeal näen juba ka sellist natukene seda tapeedilaadset toodet jälle tagasi. Aga nii on, et maja vanenenud on tegelikult 10 aastat on üpris pikk aeg ja see annab selle tõuke, et selle koha pealt tasub nagu mõelda selle kriitilise seisuga üle, et näiteks 5 aasta pärast tahaks ta juba nagu tähelepanu saada ja sellest tulenevalt võib olla see olukord, et maja hind hakkab mõjuma sellele hetke turuolukorrale ja sa ei saa seda maksimumhinda, et ma ise olen kogu aeg niimoodi mõelnud, et kui sul on uus maja ja tegelikult sa tead, et sa ei taha seal nagu järgmised 20 aastat viibida, siis see tuleks maha müüa enne 10 eluaastat justkui 5-7 oleks äkki siuke veel tervislik, siis ta tegelikult ei ole moraalselt vananenud ja saab suhteliselt maksimumhinda. Aga tehke tarku tehingud ja näeme juba notaris. Tšau!